vana lagunenud pink oli välja tõstetud, istus seal pingi peal. Ja ma siis ütlesin, et tulge, et homme on kell 11 teenistus ja nõnda ja tema siis midagi niimoodi vabanduseks pobises, et ta ei tule ja siis muu hulgas küsis, et no mis usk siin siis on ja ma ütlesin, et me oleme baptisti kogudus, mille peale ta ütles, et ei, tema küll ei tule. Aga kui ma sõitsin tagasi linna pärast seda, noh, ma sain aru, et ta ei olnud kõige kainem. Ja kui ma sõitsin linna pärast seda vahejuhtumit, siis Jumala vaim kõnetas mind ja ütles mulle hästi selgelt, et kogudust on vaja, koguduse hoonet ja seda kinnistut ja seda infrat siin on vaja juba ainult kas või selleks, et mõni inimene külast ja kogukonnast saaks tulla siia seina äärde ja ennast ainest istuma. Ja sellepärast, et ma ei olnud sellele varem niimoodi mõelnud, sest et siin on aastakümneid palvetatud, siin on aastakümneid kiidetud Jumalat kõrgeks ja tõstetud kõrgeks Jeesus Kristuse nime, siin on pühavaimu ligiolu. Ja kus veel parem teha seda, kui siin vaadata loodust ja palvetada, mõelda oma mõtteid. Meil on siin käinud inimesi, lihtsalt sõidavad autoga parklasse, loevad Jumala sõna, ei taha mitte midagi, lihtsalt on ja istuvad. Ja siis me mõtlesime, et me paneme siia ühe sellise pingi. Meie väga head annetajad, kes sihtotstarbeliselt annetasid selle jaoks, tegid selle võimalikuks meile ja kohalik meister, Haapsalu meister Sander Kalju, kes oma vanaema käekõrval on ka selles palvelas lapsepõlves käinud. Tema tegi selle pingi valmis, täiesti ta on kohalik tislermeister, Laebas on tal töökoda ja eile õhtul autotulede valguses sai see siis siia nii-öelda betoonplaadi külge kinni pandud. Ja siin on ka Jumala sõna on siin kirjas, väike plaat on siin peal, kus on kirjas siis psalm 102, teine ja kolmas salm. Issand, kuule mu palvet ja mu appi hüüd, tulgu su ette. Ära pane oma palet varjule minu eest, kui mul on kitsas käes. Pööra oma kõrmu poole päeval, mil ma hüüan tõtta mulle vastama. Ja see pink on mõeldud just nimelt selleks, et teha kahte asja. Nautida suurepärast vaadet ja saata oma palve üles Jumala poole selleks, et tema tuleks, tema kuuleks, tema aitaks. Ja ühtlasi on see märk külakogukonnale, et kirik ei ole lihtsalt see koht, palvema ei ole see koht, kuhu tulla teenistusele, palvema on ka see koht, kuhu just nimelt tulla mõtlema oma neid mõtteid ja selleks see pink siin on. Nii et ja midagi muud ei taha teha, kui lihtsalt õnnistame seda ja ühinege minuga ühes lihtsas palves ja kuulutame selle nii-öelda avatuks. Jeesus, me täname sind selle eest, et see väike projekt on saanud teoks. Jeesus, me täname inimeste eest, kes siin võib-olla hakkavad ka seda silti lugema ja mõtlema igavikulisi mõtteid. Jeesus, me palume, et siin saaks nii mõnigi kohtumine toimuma sinu ja inimeste vahel, kes sind otsivad. Võib-olla kes ei teagi, et nad sind otsivad. Jeesus, me palume, et see täidaks oma eesmärki, et see oleks õnnistatud, et see püsiks siin kaua aastaid ja see meenutaks seda sama ühte naisterahvast, kes siin kunagi käis ja kellega me kohtusime. Õnnistage teda, me palume, et tema oma eluolukordades võiks leida lahenduse, leida sinu, Jeesus. Ja me õnnistame seda paika ja õnnistame seda pinki, saagu head asjad teoks siin. Jeesuse võimsal nimel. Aamen.